Tere hommikust ja tere kuulama tänast konverentsi, mille teema leidmisel me käisime läbi päris mitu valdkonda ja lõpuks jõudsime järeldusele, et kui majanduses on head ajad, siis me võiksime pisut mõelda ja arutleda ka selle üle, kas need ajad on jätkusuutlikud, kas majanduses võiks olla mull ja mida me võiksime ja peaksime kartma, millele lootma. Ja mul on teile üks sisuturunduslik sõnum ka, mis puudutab tänast Postimeest. Ma soovitan sealt eestfoieest kõigil teil endale see Postimees võtta, sellepärast et meie ajakirjanik Tõnis Oja on täna kirjutanud siia väga pika ja põhjaliku artikli sellest, kuidas tekivad mullid. Ja muuhulgas kirjutab ta sellest, et võimalik, et Bitcoini mull, mis muide sellel aastal on lõhkenud, ehk siis meil on juba sellel aastal üks mull lõhkenud, Bitcoin on kaotanud poole oma väärtusest, et Bitcoini mull võib olla isegi veelgi suurem kui siiani ajaloos kõige suurem teadaolev majandusmull, milleks me peame 18. sajandi Hollandi tulbiseemnete mulli. Üritaks tänase poole päeva jooksul leida vastused mõnele küsimusele, kuidas need mullid tekivad, mida me võiksime teha, et meie ootused ja meie ettekujutus toimuvast oleks võimalik realistlik, et me ei ülehindaks oma võimalusi ja kuidas me selle kõige juures suudaksime läbi keeruliste vette purjetada nii, et me ei oleks silmitsi selliste olukordadega nagu tulivesi filmis, mis mõneti meenutab meie tänases majandusolukorras ennast pisut teistsugusem ja võib-olla pisut isegi grotesksemal moel. Aga kui nüüd algust teha, siis ma juhataks sisse kõigepealt meie tänase esimese esineja ja mina tunnen teda väga printsipiaalse ja põhimõttelise vaidlejana. Ja aastate jooksul me oleme temaga korduvalt, meil oli isegi periood, kus me kohtusime igakuiselt tunniks ajaks Vikerraadio saates, aga see saade ei piirdunud tunni ajaga, sellepärast et pärast seda me veel pool tundi vaidlesime ja ma ütlen, et see oli väga huvitav ja põnev ja väga mitmekülgne vaidlus. See on mees, kes on üle elanud 2 majanduskriisi, ühe Tartu linnapeana ja teise Eesti Vabariigi valitsuse peaministrina ja mul on hea meel kutsuda lavale meie tänane esimene esineja, Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip. Aitäh ja tere hommikust. Kõigepealt ma pean selgeks saama, kuidas see asi liikuma hakkab. Väga lihtne. Et kas meil on tegemist mulli või majanduseduga, et seda saab väga täpselt ikka tagant järgi öelda. Mina pigem kuulun nende hulka, keda Haartark nimetas ohulipu lehvitajateks. Ehk siis midagi majanduses on suhteliselt kindel, on mingisugused protsessid, mis on minevikust tulevikku ekstrapoleeritavad, mis on etteaimatavad, väga suure tõenäosusega need asjad juhtuvad ja on mingid asjad, mida inimene pole kunagi suutnud ette näha ja ei näe ilmselt ka tulevikus. Meenutagem väga suuri asju. Enrico Fermi nokitses tuumaenergia kallal ja kui pommiplahvatuseni oli jäänud 2 aastat, siis ta ütles, et võtab veel 10 aastat aega enne, kui sellest asjast asja saab. Või kes oskas interneti tekkimist 10 aastat enne, kui see juhtus ette näha ja kes 10 aastat enne interneti tekkimist oskas ette näha seda, mida see internet terve maailmaga teeb, kuidas ta meie elu muudab, kuidas ta meie majandust muudab, praktiliselt mitte keegi. Ja seetõttu mina võtan väga suure skepsisega kõiki neid, kes räägivad sellest, missugune näeb maailm välja 50 aasta pärast või 100 aasta pärast või kuidas Eesti Vabariik näeb välja siis, kui ta on 200 aastat vana. Et püüaks lühemate ajaperioodidega kuidagi hakkama saada, mis juhtub,
no see juhtub ja sellega tuleb lihtsalt kiiresti kohaneda, aga kõik elus pole võimalik ette näha. Küsimus oli, et kas torm Euroopa majanduses on möödas. Ja minu meelest pole tormiks veel läinudki pärast viimast ülemaailmset suurt finantskriisi, et jah, meil on rõõmsamad ajad saabunud, aga tormi ma näha ei oska. Kas ma oskan ette näha mingisugust sügavat kriisi ja kukkumist? Igaks juhuks võib ju mingisugust ohulippu jälle lehvitada, aga tõtt öelda ma ei oska. Et Bitcoini mull minu meelest ei ole üldse lõhkenud veel, et see, et ta on praegu 2 korda odavam, kui ta mõni aeg tagasi oli, ei tähenda veel mulli lõhkumist. Usk selle tõukeni imetegevasse toimesse on ikka nii tugev, et küllap ta jälle levib enne, kui see lõplik selgus saabub. Mida võib kaasa tuua? No, praegu õhus olev kaubandussõda ja see on puhas spekulatsioon, tegelikult me ei oska ju seda kuidagi ette ennustada, et kas ta vallandub, kus kohas ta pidama jääb, kas päris algstaadiumis või kuhuni ükskord kellegi meeletuses võib see asi välja jõuda. Igal juhul Euroopa on praegu märksa paremini ette valmistunud järgmiseks kriisiks, mis ilmtingimata tuleb. Me teame, ajaloos on need kriisid kogu aeg olnud ja ei ole nüüd viimane ülemaailmne finantskriis, ajaloo kõige viimane kriis. Uus tuleb kindlasti ja headel aegadel tuleb kindlasti uueks valmistuda. See on ka talupoja tarkus. Igal juhul praegu prognooside järgi majanduskasv tuleb ka Eestis ja terves Euroopas kiirem, kui ta oli mõni aeg tagasi prognoositud. Kriisieelse taseme me ületasime juba paar aastat tagasi. Majandusootused ja laenutingimused on soodsamad kui eales varem, ehk siis see annab ka niisugust justkui kriisi ootust meile, et kui asjad ikka väga hästi lähevad, siis ükskord see pauguga lõpeb, et nii on tavaliselt juhtunud, küllap ta juhtub praegu. Euroopa majandus areneb. Ja kui me vaatame seda pilti, mis seina peal on, siis me näeme, et Eesti majandus areneb üldiselt kiiremini. Jätta vahepealsed kühmukesed välja, siis me võime tõmmata suhteliselt sirged jooned ja näeme, et Eesti sirgjoon pürib kõrgustesse 2 korda kiiremini kui Euroopa Liidu oma. Nii et summa summarum ei ole kurtmiseks põhjust. Euroopa majanduses minu väike panus seisneb digitaalse ühtse turu loomises ja midagi me oleme saavutanud juba, see fragmenteeritus, et meil on ühe 500 miljoni elujõulise tarbijaga turu asemel 28 väikest turukest, see on meile õudne peavalu ja ka majanduses on see selgelt raskendav asjaolu. Mingid nipet-näpet asjad on inimestele juba rõõmu valmistada saanud, rändlustasude kaotamine või 1. aprillist inimesed, kes lähevad mõnda teise Euroopa Liidu liikmesriiki, saavad nautida seda digitaalset sisu, millele nad on soetanud koduriigis legaalselt ligipääsu, ehk siis see on see kuulus Minu naise seriaal, et telekas teda ammu enam ei ole, aga kui oleks, siis ta saaks seda näha. Põhjendamatu geoblokeeringu kaotamine, see annab e-kaubandusele kindlasti suure hoo, see saab teoks detsembrist. Aga on mingid asjad, kus asjad ei arene nii kiiresti, nagu me ootaksime terve Euroopa Liidu tasemel. Võtame kas või 5G, see on suur ootus, see kindlasti tekitab väga palju uusi võimalusi, kui me räägime 5G-st, siis me räägime millisekunditest, sellest viiteajast või latency'st. Kui inimene näeb sähvatust, siis võtab 0,1 sekundit, et see talle ajudesse jõuaks ja siis võtab järgmise 0,1 sekundit, et signaal musklisse saadetakse kuhugi. Aga see on sentisekunditest, aga praegu 5G puhul me räägime juba millisekunditest, see tähendab, et tootmisliinid saavad minna hulga kiiremaks, seesama isesõitev auto selgelt reageerib märksa kiiremini, kui inimene saab tohutult uusi võimalusi. Aga kui me vaatame seda, kuidas Euroopa on investeerinud sellesse uude tehnoloogiasse, siis paraku on nii, et kui ameeriklased investeerivad $2, siis meie vastame tugevalt 1.
Tehisintellekt on ka üks väga suur teema, aeg-ajalt see tuleb puhanguna jälle, 60 aastat juba tagasi juba alustati sellest rääkimist, aga nüüd, kus tehisintellekt on muutunud andmetepõhiseks ja ta on tormiliselt arenema hakanud, on teatud valdkondi, kus arvutid selgelt on paremad inimesest ja jutt ei ole ainult malemängust või mõnest muust mängust ja paraku, ja see on tohutute võimalustega valdkond, kas või vähidiagnoos, kas mul on melanoom või ei ole, eks, et doktor, võib-olla see, kelle juures mina käinud olen, on 10 korda näinud niisugust asja, no ei oska täpselt hinnata, küsid arvuti käest, tehisintellekt on näinud tuhandeid ja miljoneid taolisi pilte ja ütleb kohe, et 99,99% tõenäosusega see on nahavähk ja tuleks nüüd ruttu sekkuda, eks. Et see on, igas eluvaldkonnas on tehisintellektil tohutud võimalused meie elu paremaks ja efektiivsemaks muuta. Ja nüüd vaatame, kuidas me investeerinud oleme tehisintellekti. Euroopas 2016 McKinsey järgi oleme investeerinud 3–4 miljardit eurot. Aasia kõik kokku, India, Hiina, Lõuna-Korea, Jaapan, 8–12 miljardit dollarit küll. Ja Ameerika Ühendriigid 15–23 miljardit. 15–23 ja meie 3–4, no on ikka vahe sees küll. Ja nüüd muidugi ei ole mõistlik hakata süüdistama siis meie ettevõtjad, kes on laisad uutesse tehnoloogiatesse investeerima, vaid nagu asja ülimalt lihtsustada, siis ameeriklastel on andmed, suurandmebaasid, millega arvuteid õpetada, millega arvuti targaks teha, tehisintellekt luua. Euroopas paraku ettevõtjatele andmetele ligipääs on kaunis kesine. Neil on Google, Amazon, Facebook, meil seda ei ole. Kui vaatame ka Euroopa pilveteenuse pakkujaid, siis 50% pilveteenuste mahust on pakutud globaalsete teenuse pakkujate poolt, Microsoft, Amazon, IBM, no ja seal on võimalik arvutit õpetada, paraku meil ei ole. Suured teenusepakkujad pakuvad ka nendele samadele haiglatele sedasama abi, et pähki diagnoosida näiteks. Muuhulgas neile makstakse pisut ja samas saavad nad andmed täiesti tasuta kätte. Ja meil on kuidagi niisugune arusaamine Euroopas, et kui kellelgi juba andmetele ligipääs on, see on sellest küllalt, nagu andmed kuluksid ära sellest, kui teised kah nendele andmetele ligi saaksid. Ehk siis minu suur ülesanne on võimaldada ka Euroopa ettevõtetele andmetega töötada. No nii, aga läheme nüüd sinna obulipu juurde tagasi. Möödunud kriisist on Euroopa üksjagu palju õppinud, aasta puudujääk 2009 oli 6,3%, käesoleva aastal oodatakse 0,9%, ehk siis kõik riigid praktiliselt püüavad oma eelarveid plussi saada, püüavad koguda headeks aegadeks reserve. No meil on Euroopa stabiilsusmehhanism olemas, pangandusliit, aga samas me näeme, et kriisis paljude riikide võlakoormus kasvas kaunis järsult. Kui me võrdleme Eestit muu Euroopaga, siis me näeme seda, et mustrid on tegelikult üllatavalt sarnased, vähemalt selle kriisi ajal, et kukkusime kriisis enam-vähem sama palju, aga kuna meie olime oma eelarvega väikeses ülejäägis, siis me ei kukkunud nii madalale, kui kukkus Euroopa keskmisena ja kust vahe sisse tuleb, see on see joone lõpuosa, ehk siis praegune aeg ja tuleviku ekstrapoleerimine. Ehk siis kui me näeme, et Euroopas eelarvepositsioon liigub sinna tasakaalu lähedale, siis Eesti puhul millegipärast headel aegadel hakkab ta tasakaalust välja nihkuma ja seda mina mõistlikuks muidugi pidada ei saa. Eesti eelarvepositsioon eurodes ütleb meile, et kunagi enne eelmist kriisi, seda finantskriisi, siis 2006-2007 me kogusime reserve. Takkajärgi võib öelda, et vähe kogusime, aga tõtt öelda tol ajal kroonides 2006 6,1 miljardit krooni,
omada ülejääki 2007 6,9 miljardit krooni, ega see kergelt ei tulnud. Ega reservide kogumine ei ole kunagi kerge olnud, sest alati on poliitikutel tuhandeid plaane, kuidas rahvast nende oma rahaga õnnelikuks teha ja seetõttu reservide kogumine, see ei ole üleüldse kerge. Minu meelest märksa kerge